Tere! Lubage mul alustada enda tutvustamisega. Minu nimi on Oleksii Košanov ja ma olen IKI Ukraina peasekretär. IKI Ukrainas toetame täielikult Ukraina ülesehitamise programmi. Selles videos selgitame, miks me oleme välja töötanud Ukraina ülesehitamise portaali ja kuidas see aitab ettevõtetel hõlpsasti leida ja jälgida konkreetseid huvipakkuvaid projekte. See aitab ka välisettevõtetel leida Ukraina tugiteenuseid ja partnereid, keda nad võivad vajada edukate pakkumiste tegemiseks. Lubage mul alustada selgitamisega, miks me portaali arendasime ja mida see pakub. Ukraina valitsusel on 2 suurepärast platvormi Ukraina ülesehitamise programmi toetamiseks. Üks neist on Tream, kus kohalikud kogukonnad ja riigiettevõtted avaldavad, jagavad ja täiustavad oma projekte ning seejärel otsivad rahastust. Kui projekt on heaks kiidetud, liigub see Prozorrosse, kus see läheb pakkumisele ja antakse pakkujale, kes esitab parima pakkumise vastavalt avaldatud kriteeriumidele. Kuid vestlustes välismaiste ettevõtetega avastasime, et nad soovisid, et oleks üks liides nende 2 platvormi jaoks, koos rohkemate tööriistadega, et leida ja jälgida projekte, millest nad on huvitatud. Nad palusid ka tugiteenuseid, et aidata neil tõhusalt osaleda. Sellepärast lõimegi Rebuild Ukraina portaali. Pakkudes ühtset liidest jälgimistööriistadega, toetab see Treami ja Prozorrot, mitte ei konkureeri nendega. Usume, et rohkemate välismaiste ettevõtete osalemine Rebuild Ukraina programmis on Ukrainale kasulik. Nad saavad pakkuda ressursse, kogemusi ja tehnoloogiat, mida kas napib või mida Ukrainas lihtsalt pole saadaval. See ei tähenda, et portaal ei pakuks väärtuslikke funktsioone Ukraina ettevõtetele. Pakub küll. Siiski, võivad väljakujunenud Ukraina ettevõtted olla juba välja töötanud oma süsteemid, et navigeerida Treamis ja Prozorros. Tellijad saavad ka e-posti teel teavitusi, kui postitatakse uusi projekte või kui jälgitavate projektide kohta on uuendusi. Sellel on lisahüved, aidates tellijatel valmistuda projektideks, mis avatakse hiljem pakkumistele ning püsida konkurentidest ees. Ja kui vajate tuge, siis Helpdeski sektsioon aitab teil seda tuge leida. See oli sissejuhatus. Vaatame portaalile lähemalt. Esiteks on siin lihtne diagramm, mis näitab, kuidas Rebuild portaal ühendub tugiteenustega ja pakub ühtset liides Treami, Prozorro ja e-pakkumiste platvormi PublicBid jaoks. Hiljem selles videos selgitame neid üksikasjalikumalt, kuid arvasin, et ülevaate andmine aitaks suhteid kohe konteksti panna. Järgmistes slaidides vaatame portaali ja selgitame selle peamisi funktsioone. Siin näete Rebuild Ukraina portaali avalehte. See näitab teenuse lühikirjeldust ja ka praegust ettepanekute taotluste arvu. Selle ekraanipildi tegemise ajal oli näha, et projekte oli üle 13 000. Meie arvates on see arv liiga suur, et seda hallata. Seetõttu oleme lisanud filtrid, mis võimaldavad teil jälgida ainult neid projekte, mis teid huvitavad. 13 000 projekti võib tunduda palju ja uusi projekte lisandub peaaegu iga tund. Kuid pidage meeles, et Rebuild Ukraina programmi raames on oodata, et järgmise 1-0 aasta jooksul hõlmavad projektid 50 miljardi USA dollari väärtuses aastas. Välisettevõtetel on palju võimalusi osaleda. Kui pärast selle video vaatamist soovite tellida, klõpsake lihtsalt lehe paremas ülanurgas asuvat tellimise nuppu ja järgige juhiseid. Hinnalehel näete, et teie tellimus annab teile piiramatu juurdepääsu portaalile aastaks ning virtuaalse stendi 2 Rebuild Ukraina foorumil igal aastal. Need üritused on suurepärane võimalus oma ettevõtet reklaamida ja suhelda teistega, kes on samuti programmist huvitatud. Pidage meeles, et pakkumisi võivad teha konsortsiumid, seega võiksite kaaluda koostööd teiste ettevõtetega. Samuti saate 2 ettevõtte delegaadi piletit mõlemale foorumile. Need üritused aitavad teil olla kursis, kohtuda teenusepakkujatega, kes saavad teie pakkumisi toetada ja luua võrgustikke potentsiaalsete partneritega. Stendi ja delegaadi pääsmete kombineeritud väärtus on 1,580 eurot, kuid see on teie tellimuse sees. Te ei pea midagi lisaks maksma. Need foorumid toimuvad virtuaalselt, seega on need väga kuluefektiivsed ja lihtsasti ligipääsetavad igalt pool. Nüüd vaatame, kuidas portaal seestpoolt töötab. Nagu me nägime avalehel, on tuhandeid aktiivseid projekte,
kuid me teame, et ainult suuremad neist on väärt aega ja ressursse investeerida. Seega, filtreerisime välja projektid, mille väärtus on alla $500,000. Kui logite portaali sisse, näete jälgitavate projektide nimekirja, millel on staatus aktiivne ja mille minimaalne väärtus on $500,000. Selles näites on 1,236 aktiivset projekti, mille minimaalne väärtus on $120,000,000 ja praktikas palju rohkem. Et keskenduda rohkem projektidele, mis teid huvitavad, saate ka märkida projektid, mis teile ei ole asjakohased lipuga jälgimise all olevas märkeruudus. Need projektid viiakse kohe arhiivi. See aitab teil keskenduda ainult neile, mis teile tõeliselt olulised on. Projektid on loetletud ka vastavalt nende staatusele projekti elutsüklis. Võttes need järjekorras, ootel, need on varajases staadiumis projektid, mis on avaldatud Treamis. Neid täpsustatakse ja nad ootavad heakskiitu ja rahastamist. See on projekti torujuhtme algus. Aktiivsed. Need projektid on heaks kiidetud ja neil on Treamis hästi määratletud ulatus. Huvipakkuvate projektide leidmine Treamis annab teile aega pakkumiste ettevalmistamiseks, kui need Prosorrosse postitatakse, kuid pidage meeles, et need võivad olla redigeeritavad. Ja kui need Prosorrosse postitatakse, nagu näete, võivad need olla jaotatud alamprojektideks. Pakkumine. Need projektid on nüüd ametlikult avatud pakkumistele Prosorros. Kvalifikatsioon. Pakkumised on esitatud ja Prosorro vaatab neid üle, et otsustada, kes kvalifitseerub järgmisesse etappi. Oksjon. Kvalifitseeritud pakkumised sisenevad oksjoni faasi. Auhindamine. Prosorro valib võitnud pakkuja, varasemalt avaldatud kriteeriumide alusel. Leping. Võitjad teavitatakse ja lõplikud lepingutingimused on läbirääkimisel. Lepingu allkirjastamine. Tehing on lõpule viidud ja leping allkirjastatud. Nii saate jälgida huvipakkuvaid projekte kogu nende elutsükli jooksul, alates varajasest planeerimisest kuni lepingu allkirjastamiseni. Nagu näete siin, näitavad projektide nimekirjad iga projekti kokkuvõtlikku kirjeldust. Rohkemate üksikasjade saamiseks klõpsake lihtsalt projektile, mis teid huvitab. Vaatame, mida näete, kui avate aktiivseks märgitud projekti. Siin on üksikasjalikum vaade projektile, mis on märgitud aktiivseks. Nagu kõik unistuste projektid, sisaldab ka see foto. Lehe allosas on 2 nuppu Unistus. See viib teid unistuste platvormil oleva projekti täieliku kirjelduse juurde. Vaatame seda järgmisel slaidil. Prosorro nupped. See näitab osa projektist, mis on juba lõpetatud. Oluline on teada, et unistuste projekte saab jagada väiksemateks alaprojektideks, millest igaühel on oma Prosorro hankeprotsess. Antud juhul oli projekti kogueelarve üle 37 miljoni grivna ja tänaseks on üks alaprojekt lõpetatud väärtusega 400,000 grivnat, jättes peaaegu 37 miljonit veel avatuks. Vaatame, milliseid lisadetaile saate, kui järgite neid linke unistuste ja Prosorro juurde. Nii näeb välja unistuste platvormi projekti kirjeldus, kui järgite linki portaalist. Leht näitab täielikku kirjeldust, kuigi teabe hulk on liiga suur, et mahtuda ühele ekraanile, kuid saate idee kätte. Nüüd vaatame Prosorro kirjet selle väikese lõpetatud alaprojekti kohta. Siin näete Prosorro üksikasju alaprojekti kohta, mille väärtus oli 400,000 grivnat. Liides on inglise keeles, kuid suur osa sisust on endiselt ukraina keeles. Töötame portaali uuenduse kallal, mis tõlgib selle teabe inglise keelde. Kui me seda teeme, ei kaasne sellega lisatasusid. Üks väga kasulik funktsioon siin on see, et lepingu võitja nimi ja kontakt e-posti aadress on loetletud. Nii et, kui teid huvitas projekt, kuid te ei võitnud hanget, saate siiski võitnud ettevõttega ühendust võtta, võib-olla oma teenuseid pakkuda või tulevaste võimaluste osas koostööd teha. Vaatame nüüd, mis veel saadaval on. Tagasi projekti lehel. Vaatame pakkumiste nimekirja. Need on kõik projektid, mis on nüüd ametlikult hanke jaoks avatud. Samuti, kui vaatate vasakule, näete sinist ikooni, mis näitab, et minu viimasest sisselogimisest on uusi kirjeid. Projekti kirjeldusele klõpsates saame selle võimaluse kohta rohkem teavet. Selles näites näete täiendavaid üksikasju.
Lisaks on teil 2 võimalust, et pääseda ligi veelgi asjakohasemale teabele Prosorro platvormilt. Need valikud on tähistatud siniste nuppudega Hankeleht ja Tiplaan. Vaatame neid omakorda. See on projekti pakkumisleht Prosorros. Nagu eelmine näide väljavõttest Prosorrost, on liides inglise keeles, kuid osa sisust on ukraina keeles. Nagu ma ütlesin, me töötame lahenduse kallal, et pakkuda seda sisu inglise keeles. Teil on vaja seda teavet, samuti teavet plaanilehelt, kui kavatsete pakkumise teha. Kahjuks, nagu näete, on plaanileht praegu saadaval ainult ukraina keeles. Siin näeme sama projekti vastavat plaanilehte. Sellel lehel näete ka allalaadimislinki B-failile, mis pakub täiendavaid üksikasju. Nagu ma ütlesin, on see kõik ukraina keeles, kuid kui kopeerite ja kleebite teksti Google Translate'i või Teebli, saate kiiresti. Tasuta tõlke. Me töötame ka selle lehe jaoks automatiseeritud tõlkelahenduse kallal. Olgu, lähme tagasi portaali juurde. projektilehel näete ka linki oma arhiivile. Siit leiate projektid, mille olete märkinud, kui ne jälgi. Kui muudate meelt ja soovite jälgida siin loetletud projekti, klõpsake lihtsalt jälgitav all olevat märkeruutu, et eemaldada lipp ja see naaseb teie aktiivsesse nimekirja. Nüüd vaatame mõningaid teisi olulisi funktsioone, mis on teile portaalis kättesaadavad. Järgmine vasakpoolses menüüs on Public Bid. Et esitada pakkumine mõnele Prosorro loetletud projektile, peate kasutama valitsuse poolt heaks kiidetud e-hanke platvormi. Soovitame kasutada Public Bidi. Registreerimine on tasuta ja väga kasutajasõbralik. Siit leiate lühikese video, mis näitab samm-sammul protsessi Public Bidiga registreerumiseks. Näete ka linki, et võtta ühendust Marina Puusan-Svirskaga, minu kolleegiga, kes saab teid aidata registreerimise või pakkumise tegemise küsimustes. Samuti on olemas nupp, mis viib teid otse Public Bidi registreerumiseks või sisselogimiseks. Soovitame teil registreeruda nii kiiresti kui võimalik. See ei maksa midagi ja ei kohusta teid millekski. Kuid see on vajalik samm, mis tuleb täita enne, kui saate pakkumise teha. Lisame siia ja abikeskuse jaotisesse rohkem juhendeid pakkumiste tegemise ja kogu projekti tsükli navigeerimise kohta. Järgmisena vaatame teie ettevõtte profiili, kasutajaprofiili ja Rebuild Ukraine foorumi valikuid. Teie ettevõtte profiilis saate lisada olulisi üksikasju oma äri kohta. Varsti laiendame võimalusi oma toodete ja teenuste kirjeldamiseks, et Rebuild Ukraine programmi potentsiaalsetel partneritel oleks lihtsam teid leida ja teiega ühendust võtta. Sellel lehel kuvatakse ka teie tellimuse üksikasjad, sealhulgas tasu ja kui kaua teie juurdepääs kestab. Kasutajaprofiil näitab teie kontaktandmeid ja sisselogimisandmeid. Palun veenduge, et teie e-posti aadress oleks alati ajakohane, kuna sinna saadame kõik portaaliga ja teie tellimusega seotud teated. Kui peate oma andmeid uuendama, ehke lihtsalt muudatused siin ja klõpsake salvestamiseks. Nüüd Rebuild Ukraine foorumi funktsioon. Rebuild Ukraine foorumid toimuvad 2 korda aastas. Need on täielikult virtuaalsed üritused ja tellijad saavad valida sessioonid, mis kõige paremini sobivad nende ajavööndiga. Nendel foorumitel kuulete programmi viimaseid uuendusi, kohtute tugiteenuste pakkujatega ja saate ühendust võtta teiste ettevõttega, sealhulgas potentsiaalsete partneritega ühispakkumisteks. Saate registreeruda foorumile, mis sobib teie asukohaga otse portaalist. Nüüd lõpetame pilguga abikeskusele. Nagu ma varem mainisin, on portaal loodud teid toetama igal sammul teie pakkumise ettevalmistamisel. Abikeskusest leiate ekspertide kontaktandmed, kes saavad aidata konkreetsete küsimustega, juhendite ja kolmandate osapoolte tugiteenuste lingid ning regulaarsed uuendused vastuseks kõige levinumatele küsimustele, mida me saame. Lisame pidevalt uusi ressursse tellijate tagasiside põhjal. Seega, kui teil on midagi vaja, andke meile lihtsalt teada. Sellega jõuame portaali ülevaate lõpuni. Loodan, et leidsite selle kasulikuks ja näete, kuidas see saab teid aidata ette valmistada ja konkurentidest ette jõuda. Aitäh, et vaatasite seda videot. Varsti avaldame rohkem videoid, mis käsitlevad teemasid nagu projekti elutsükli täielikud üksikasjad, e-allkirjade tähtsus, kuidas ette valmistada ja esitada edukas pakkumine. Kui teil on küsimusi, võtke julgelt minuga otseühendust. Minu e-posti aadress on siin slaidil näidatud.
Edu teie pakkumistega ja aitäh huvi eest Rebuild Ukraina programmi vastu. Sellel slaidil ja allpool YouTube'i kirjelduses näete Rebuild Ukraina portaali veebiaadressi,